Mis on veel ühist väikestel lastel ja edukatel? See on tegelikult üks väga lihtne ühine joon. Nimelt optimism ja rõõmsameelne suhtumine sündmustesse. Sest mõelge, ükski väike laps, kui ta näiteks saab haiget, nutab ära ja ta ei hakka seda päev läbi endaga kaasas kandma. Ehk siis ta ei mõtle sellest korduvalt ja korduvalt ja korduvalt, vaid ta tegutseb edasi. Ja täpselt samamoodi ka edukad. Sest et kui me võtame näiteks statistiliselt, siis see, et üks ettevõte nüüd saaks edukaks, eeldab, et te olete korduvalt ja korduvalt läbi kukkunud. Mitte nii, nagu meedia teile kajastab, et nüüd keegi tegi mingi idee ja kohe kõik läks hästi. Ei, seal on tagasilööke ja need läbikukkumisi on isegi 50–80%. Aga mis siis eristab edukaid? Ongi see, et nad nagu väiksed lapsed eeldavad optimistlikult, et asjad sujuvad ja seeläbi ka mõjutavad juba nii enda suhtumist kui ka tegutsemist. Ehk siis nad ei võta, et õudne läks niimoodi, vaid nad mõtlevad, et niimoodi ei saa, järelikult tuleb teha teisiti. Sest et igast asjast on midagi õppida. Aga kui me oleme mitte rõõmsameelsed, siis kahjuks on see maailm meie jaoks alati tunduvalt tumedamates toonides. Ja muuseas, kui te olete rõõmus, siis teised tahavad teiega suhelda. Miks? Sellepärast, et peegelneuronsüsteem, mis meil siin kahe kõrva vahel eksisteerib, korjab üles teie meeleolu, mis mõjutab vastaspoolt, kuidas ta tunneb ennast enda nahas nii öeldes. Ja võt, see ongi see, et kui me vaatame asju positiivsest küljest, siis me oleme kindlad paar sammu eespool nendest, kes suhtuvad negatiivselt. Nii et kasutage intelligentset optimismi ja ennem, kui basseini hüppate, vaadake, kas vesi on sees või mitte. Aga kui ei ole, siis mõelge, kuidas selle vee sinna sisse saaks, mitte ärge jätke